Tere! Mina olen Mauruse kirjastuse koolitus- ja turundusjuht Marili Pärtel. Ja mul on väga suur rõõm, et minu kõrval on meie 7. klassi ajaloo õppekomplekti üks autoritest, Kertu Palginõmm. Räägi, Kertu, kõigepealt võib-olla mõne sõnaga endast. Jaa, võib-olla selle õpiku kontekstis ka on väga oluline, et ma olen olnud tihedalt muuseumidega seotud, et ma olen töötanud Tartu Ülikooli muuseumis, ma olen töötanud Tartu Ülikooli kunstimuuseumis ja praegu töötan Niguliste muuseumis kuraatorkogu hoidjana. Ja see on kindlasti avaldanud sellele õpikule ka suurt mõju. Lisaks võib-olla tasub ära mainimist, et ma olen ka Tartu Ülikooli ja Dortmundi ülikooli ajaloo doktorant. Missugune oli selle õpiku sünnilugu? Tegelikult selle õpiku pakkumine jõudis minuni ühe teise doktorandi poolt, ühe teise ajaloo doktorandi poolt ja ma võtsin selle väljakutse rõõmuga vastu ja siis visandasin ka sellise esimese kontseptsiooni koos õpiku teise autori Madis Maasinguga ja see kontseptsioon lähtus siis suures osas sellisest materiaalsest kultuurist, et ma tahtsin, et see oleks selle õpiku üks fookusi. Mille poolest see meie ajaloo komplekt eristub teistest varasematest 7. klassi ajaloo materjalidest? Eestis säilitatakse näiteks kunstipärandit, mis on tihedalt seotud Euroopaga. Näiteks tolleaegse hiliskeskaja Saksamaaga, nimetagem siin Niguliste muuseumi surmatantsu näiteks, või hoopis tänapäeva Belgiaga. Ja tavaliselt seda materjali on kasutatud sellise illustratsioonina harvadel juhtudel. Aga mina tahtsin sellest siin olevast pärandist teha sellise süstemaatilise vahendi selle Euroopa keskaja mõistmisel. See tähendab, et siit õpikust leiab hästi palju Eestis säilitatavat kunsti ja ajaloopärandit. Ja see on selle õpiku eripära kindlasti. Minule endale seda õpikut lugedes just hakkas silma see, et võrreldes nende oma kooliaegsete ajalooõpikutega oli ta kuidagi hästi eluline, et need teemad ka, mida seal nagu käsitletakse, ei ole ainult sellised poliitilised või sõjalised, vaid just nimelt väga, väga käega katsutavad, justkui nagu toit või tervis või riietus või kõik sellised väga igapäevased asjad, et kas see oli teil ka kuidagi nagu erilises fookuses need teemad üldse? Kindlasti, et me tahtsime tõesti läheneda sellele keskaja ajaloole inimese kaudu ja selle asemel, et rääkida põllumajandusest, on ju kergem rääkida sellisel juhul tervisest, kas keskaja inimene toitus tervislikult, mida see tähendab, et tuua seda keskaega siis tõesti õpilastele lähemale, et kindlasti see sotsiaalajaloo suur osaga selles õpikus on samuti taotluslik. Mis sinna komplekti veel kuulub lisaks õpikule? Ta pole ju ainult õpik. Õpik on kaheosaline, aga sinna juurde kuulub töövihik. Töövihikus on hästi palju selliseid uuendusmeelseid ülesandeid ja need ülesanded lähtuvad ka sellistest põnevatest meetoditest, nagu näiteks loovkirjutamine. Et tasub kindlasti vaadata, et sellesse töövihikusse ka, mis täiendab siis seda õpikut omal moel. Mida sa tahaksid soovida või soovitada õpetajatele, kes kasutavad seda komplekti praegu? See õpik on niimoodi üles ehitatud, et ta võimaldab minna õpilastega ka muuseumidesse neid esemeid või kunstiteoseid vaatama. Ja selle õpiku juures oli väga oluline see, et käsitletud oleks see pärand, mis on erinevates linnades, erinevates Eesti piirkondades, nii et erinevate piirkondade lapsed tunneksid ennast puudutatuna isiklikult ja et neil oleks võimalus neid asju minna vaatama, kas õpetajaga või kas või üksi. Et justkui seda väga kauget maailma keskaja ajalugu oma käega katsuda. Täpselt nii, et nad mõistaksid, et see tegelikult on käe ja jala juures, et see ei ole midagi kauget ja et selle kaudu on võimalik rääkida suurtest ja üle-euroopalistest asjadest. Aitäh, Kertu, minuga täna kohtumast. Lisainfo, koolitused ja tellimine www.kirjastusmaurus.ee